Nii, kell hakkab saama 10 minuti pärast, circa 10 minuti pärast 7:30 õhtul. Ime nagu ikka, aga siin kollide pingil on, pingi juures on teatavad mugavused, ehk siis on laternapostid, mis valgustavad. Kollide pink on teatud 3 mainsust, neid pinke on 3, mul on siin ühel neist praegu. Mõtlesin, millest täna mõtiskleda. Räägiks kiusamisest, see, mis on inglise keeles bullying, jah. Et mul tuli meelde hiljuti, kus ma esimest korda sellega kokku puutusin ja see oli väga üllatavas kohas. Nimelt ma hakkasin suhteliselt vara raamatut lugema, kuskil 4-aastaselt ja kohe hakkasin ka täiskasvanud raamatuid võtma ja lugema ja ega ma päris lõpuni aru ei saanud kõigest, aga ma olin mingi 7-8, kui ma lugesin seda Alexandre Dumas, seda 10 aastat hiljem, mis on siis raamatu 20 aastat hiljem järg ja see on omakorda siis raamatu 3 musketäri järg, jah. Ja see raamatu 10 aastat hiljem oli siis see Louis XIV õukond Versailles lossis. Ja siis nad korraldasid need tantsuetendusi, nad ise tantsisid ja väga tore, eks ju, jah. Ja muidugi lapsena ma ei saanud aru, et miks nad kõik Versailles koos elasid ja poliitilist tausta ma ei jaganud absoluutselt ja mingit sellist asja. Lihtsalt tundus, et mingi tore õukond elab seal koos sellest. Ja ütleme nii, et üks õukondlane, kes oli oma selle tantsuetenduse selle rolli väga hästi ära õppinud, langes põlu alla ja siis seda hakati niimoodi vaimselt töötlema niimoodi, et tantsual ta hakkas vigu tegema ja lõpuks enam ei suutnudki tantsida. Pidi lavalt lahkuma. Et see on selline psühholoogiline selline vägivald siis, jah. Ma arvan, eks see Versailles seda kiusamist just päris palju oli. Aga üldiselt kui meedias räägitakse kiusamisest, siis tuleb alati välja umbes sellised lood, et õpetaja ütles, et ma ei oska üldse laulda, pärast seda ma pole kunagi suutnud poolt silpiga enam laulda, või õpetaja ütles, et ma ei oska üldse heegeldada ja siis ma pole heegelnõele nähes, saan närvivapustuse juba mitukümmend aastat hiljem. See on umbes sellised väga otsesed, et keegi, kes on autoriteedi positsioonil, hakkab väitma, et see ei ole midagi väärt ja siis sa mingit asja ei oska ja siis tegibki lõplik selline trauma. Aga on üks teist liiki, millest ei räägita kunagi, mida enamik inimesi mitte kunagi ka ei adu, mis tegelikult on kiusamine, aga tundub hoopis vastupidine. See on umbes nii, et kui õpilane või keegi, kes on, ütleme, alama positsioonil, eks ju, talle öeldakse, et see, mida ta teeb, on suurepärane, kõik on fantastiline, saab ainult kõige kõrgemaid hindeid koolis. Ja siis küsimus on, kuidas see saab siis kiusamine olla, et see tundub vastupidi, midagi täiesti vastupidist. Ütleme, et on kiusamine sellisel juhul, et mingisugune teema või mingi aine, mille oskamine on, eks ju, ütleme, võtame tähestiku mõõtulindiks, eks ju. Et oskamine on siis A-st X-ini ja siis inimene oskab seda ainet A-st K-ni. Ja õpetaja siis seda kiidab laialt ja suurelt ja laialt, aga ta kiidab ta A-st I-ni või A-st J-ni. Mis tähendab seda, et mingi osa tema oskustest jäetakse nagu varju ja selle tulemusena siis tekibki tunne, et neid oskusi nagu ei ole. Hea näite on, kui A-st J-ni võib-olla on arusaamatus, aga ütleme, kui õpetaja kiidab A-st B-ni või A-st C-ni ja oskus on tegelikult A-st K-ni. Hea õpetaja muidugi kiidab A-st K-ni, väga hea õpetaja isegi A-st L-ni. Et natukene suruda, aga muidugi seda A-st L-in on jälle see teine oht, et inimeselt on see läbipõlemine tekkida, eks ju, kui ta üle tehakse. Aga see on selline, ja kui aru saada, et kas see on selline, siis üldiselt võib ju vabandada, õpetajana võib-olla hästi palju õpilasi ja ta ei pane kõiki tähele, see on loll vabandus. Mul endal on hea näide, positiivne kohas, et kui ma elasin Barcelonas, ma käisin seal ühel saksa keele kursusel, mida doteeris osaliselt riik. Ja seda kursust, mida mul vaja oli, päris ei olnud, aga üks tase madalam oli. Ja mul oli vaja grammatika asju muidu korrata ka ja mõtlesin, ma lähen selle madalamale, ma saan vähemalt midagi teha. Ja õpetaja muidugi nägi kohe, et mul tegelikult peaks üks tase kõrgemal ja siis ta andis mulle automaatselt lisalugemist ja lisatööd. Ja see ongi õpetaja ülesanne, kui ta näeb, et keegi on kuskil mujal, siis tuleb sellega tegeleda. Ja see pingutus võis õpetada aega umbes 2 sekundit. Ta siis ütles, et loe seda. Nii et kui õpetaja jätab selle tegemata, siis tegelikult on ta kiusaja. Nii, aga
kuidas seda tõestada? No tõestada saab siis, et kui näiteks on õpilane, kes ei ole mitte enam A-st K-ni, vaid on juba A-st, ütleme, noh, mis õpetaja ise võib olla. Ütleme, ta on A-st U-ni näiteks. Ja päris lõpuni juba hakkab minema. Ja sellisel juhul võiks seda juba õpetajaga võistelda. Ja no õpetaja, kes sellest võistlusest keeldub, anonüümsest võistlusest muidugi, sest noh, kui on mitte anonüümne võistlus, siis on võimalik, eriti mingite ainesse võimalik nagu nime järgi. Aga õpetaja anonüümsest võistlusest keeldub, ütleme, mul on palju tööd ja ma ei viitsi praegu ja ei saa ja pole aega, siis on selge, et see, millega ta enne tegeles, on kiusam. Aga on ka teistsuguseid näiteid. Mul tuleb meelde, kui ma käisin osalesin oksitaani keele etteütlustel. Oksitaani keel on üks selline allasurutud keel, mitte enam nii võimas nagu keskajal. Ja see allasurutud keelt omapärane see, et on see jaga ja valitse. See tähendab seda, et ühes kohas on üks ortograaf ja teises kohas teine ortograaf ja kolmas, eks ju. Ja see Mistrali, see Nobeli preemia tegelikult, öeldakse väga tore, aga tegelikult ei ole väga tore. Selles mõttes on tore, et oli tore kirjanik, eks ju, aga ortograafia mõttes ei olnud tore, sest see tõi selle sisse selle uue ortograafia, mis lõikas läbi oksitaani keele suhte keskajaga ja nende juurtega. Nii et ühesõnaga oli see, et oli meil oksitaani keele etteütlus ja seal, ma käisin õppimas oksitaani keelt, aga ma käisin õppimas teistsuguse ortograafiaga varianti. Aga mul oli võimalik osaleda sellis ettevalmistuskursusel, et õppida seda uut ortograafiat, kus ma ka käisin ja siis läksin pärast seda etteütlusele. Ja see õpetaja tuli kaasa etteütlusega, ta ei osalenud, sellepärast, et tema ei käinud selle ettevalmistuskursusel. Ja ta ei osanud seda teist ortograafiat lihtsalt. Ja ma küsisin, et miks ta ei osale, siis ta ütles, et ta ei oska seda. Ausalt ütles, ma ei oska seda ortograafiat. Ja see kindlasti oli kiusamine sellisel, aga kiusamine see, kui sa oled ütleme, see õpetaja oleks, see etteütlus oleks tehtud sama ortograafiaga, mida me selle kursusel õppisime. Ja siis õpetaja oleks osalenud. Siis oleks olnud paha. Nüüd ühesõnaga ettevaatus siis õpetajate ja muude lojustega, muude tegelastega, kes ütlevad, et suurepärane, kõik on fantastiline, see on mille kohta ta ütleb, et on suurepärane, mille kohta. Kas ta ütleb selle õige selle vahemaa kohta või mingi muu vahemaa kohta. Ja muidugi tavalus reisides ettevaatus ka nende inimestega, et kui te oskad natukene mingit võõrkeelt, aga mitte väga hästi. Ütleme niimoodi, et võib-olla viisakas väljendada natukene tõnkad mingit muud juttu ka ja siis ilmuvad mingid kohalikud, kes hakkavad rääkima, et oi, kui hästi sa oskad mingit keelt, seda keelt, eks ju. See on tavaliselt kiusamine. Ei ole. Sest enamus keelt osatakse väga hästi, kui enam midagi ei öelda. Muidugi on mingid variandid, et on mingid ullikesed, kes üldse ole pääsenud oma riigist välja või on väga sellises nende jaoks on väga eksootiline, et keegi üldse oskab mingit muud keelt peale nende keele. Ja seal võivad olla mingid väga erandlikud olukorrad, aga üldiselt ütleme haritud inimese seas, kui keegi ütleb sulle, et sa oskad väga hästi mingit keelt, siis tegelikult tähendab seda muud. Ja kui ma tahan järgmine kuul minna uuesti sinna mägedesse, kõrgmäed on minu suur kirg, nagu öeldakse. Ja Lääne-Euroopa provints ka, sest Lääne-Euroopa suurlinn enam ei kannata kahjuks külastada. Meil on need sõbralikud ja sallivad, kes on lõplikult ära rikkunud. Aga provints veel kannatab ja ma käin provintsis, ma käin sellises kohas, kus on ma käin piiri ääres, seal on Kataloonia, mõlemal pool piiri, aga ühel pool kuulab üks Hispaania, teisel pool kuulub Prantsusmaale. Ja ma siis olengi, ma tunnen seal mugavalt, sest ma suhtlen seal kolmes keeles. Ma ei taha enam süüvida ka poliitikasse seal. Ma lihtsalt teen mugavam, muidugi, kõige parem muidugi katalooni keeles, aga alati see ei õnnestu. Ja siis puksab prantsuse keelt rääkides, ma just mõtlesin, et miks ma tunnen ennast mugavalt prantsuse keelt rääkides. Sellega mul on ka selline kogemus, et Eestis rääkisin ühe prantsusega prantsuse keelt ja selle peale hakkas mulle, ütles mulle inglise keeles, oh, you can speak French, that's so wonderful. Ja midagi sellist. Ja ma arvan, osaliselt tegi seda häbist, sellepärast, et ta ise eesti keelt ei osanud, oli sellest oli aastaid Eestis elanud. Ja osaliselt oli see muidugi kiusamine, mida osaliselt oli päris kiusamine. Aga miks see see tekitas mulle väga sellise negatiivse sellise tunde, kuna minu prantsuse keel ei ole perfektne, aga ta on selline, ma saan kõik räägida, mis mul vaja rääkida on.
väga mugavalt suhtlen šveitslaste ja belglastega. Prantsusmaal ka nagu on mingid kooli olukorrad, eks ju, sellised haritud inimeste olukorrad, ütleme see kõnekeel on minu jaoks kõige raskem, mis on nagu tavaliselt räägid Prantsusmaal. Et see on minu jaoks raske, aga ütleme, see haritud inimeste keel on väga-väga lihtne. Ja miks ma sain sellest üle, sellest kiusamisest, väga lihtne, ma nägin videot, kus oli kuninganna Elizabeth II, kui ta elus oli, ja audients oli siis, võttis vastu Prantsusmaa president, oli vist François Hollande, kui ma ei eksi. Ja kuninganna rääkis prantsuse keelt temaga, ja selle naljakas küll ka see, et kui tahad teada, kuidas mina prantsuse keelt oskan, siis kuulake, kuidas kuninganna Elizabeth II seda rääkis, täpselt sama. Meil on nagu sama, ta oli lapsepõlves kuvernant, ja mina õppisin seda, hakkasin õppima vene ajal, kui see oli nagu väga tugevalt seotud selle, mis tuli Peterburi õukonnast. See liin. Nii et, nojah, ja siis ma kujutsin ette, kuidas Prantsusmaa president, kui kuninganna hakkab taga prantsuse keeles rääkida, oh, you can speak French, that's so wonderful. No pärast seda ma arvan, et Prantsusmaa president enam ei oleks Prantsusmaa president, ta oleks sooritanud poliitilise enesetapu, ja ta võiks üldse ennast pärast kuskile, ma ei tea, Seini jõkki ära uputada. Mis näitab ka, mind kiusati, aga kuninganna Elizabeth teist sellises olukorras kiusata ei juleta. Või ei juletud. Nii et minu mõtiskluse tuum, et on otsene kiusamine, kus tõesti mingi autoriteet ütleb, et sa oska üldse laulda ja pärast seda sa ei suudagi enam elu lõpuni laulda. Võib-olla sa oskaksid tegelikult laulda. Ja siis on selline kuritegelikum, vaid selline saatanlikum kiusamine, kus kõik on suurepärane, kõik on fantastiline. Või nagu see keete puhul, et öeldakse, et sa oskad väga hästi rääkida ja vastupidi, kiidetakse see mingis teises keeles, et ühesõnaga vahetatakse seda olukorras keelt, kus tegelikult vahetada ei ole paslik. Ühesõnaga sellised saatanlikumad olukorrad. Ja need tegelikult alguses ei tundu, et mõni inimene nullik ei saagi aru, et elu lõpuni. Tegelikult kõige parem relv sellise kiusamise astus on see, et sa ei saa aru. Sa päriselt ei saa aru, sa oledki selline loll, hullike. Ja see on, ma tagasi vaates oma elule, ma teadvustan, et kui kaugel minevikus on olnud sellised olukorrad, mis tegelikult olid kiusamine, aga mis ma päriselt tol hetkel aru ei saanud. Ja sellisel juhul, traumat ei ole. Trauma on selge, kes seda teeb, eks ju, ta teab teadlikult ja midagi negatiivset. Aga jah, kui tekib muster, et kui inimene, kes oskab lugeda, teda kiidetakse, et oskab tähti, eks olgu. Aga sinna külmaks siin kollide pingil ja mul on need sügavkülmas kirsid siin poekotis, need sulavad ära, kuigi võikski ära sulada, need on hea poolsulana süüa. Siis ma rohkem võib-olla ei mõtiskle.